Kõik korras. Tere. Hallo. 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 Tere. Teeme selle kiirelt ära. Meil lihtsalt rögiseb. Ma nägin unes ükspäev, et mul on nahavähk. Assamait. See oli päris hea episoodi algus on ju. Ja siis ma hakkasin chatiga rääkima. Kusjuures see on, kas on hirm, et sa paned Täniga üle? Tundub, et kuskil ajusopis on midagi. Aga mul on ilmunud nagu nahale sellised mingid imelikud nagu, ma ei teagi, mis need on, vaata. Sellepärast ma hakkasingi chatiga rääkima, aga chat raustas meid maha, ütles, et nagu ei ole. Nii et mis iganes diagnoosi te vajate, tasub chati käest alati küsida. Kas chat on tervislikel teemadel parem kui vanasti oli see Google'i search vaata, et esimene asi oligi kohe, et sul on vähk. Ei, aga ma kõigepealt hakkasingi tegelikult guugeldama, et nagu skin cancer mingi nagu symptoms. ja siis ma ikkagi, mul ei ole nahavähki, vähemalt praegu nende andmete põhjal on ja. Aga jah, see oli päris hirmus nagu unes. Kuidas see kirjeldas seda une nagu natukene? No ma olingi arsti juures. Ja siis arst oli mingi, et meil olid halvad uudised. Okay. Et see on 4. staadium juba. Siis ma olin nagu, oh shit. Ja siis ma hakkasingi neid asju ajama, et vaata, me oleme rääkinud sellest, et mis saab, kui sul on mingi jäänud elada mingi 6 aega on ju, mitte, sa hakkasid palju möllama või? ja siis ma olin mingi tavai, et ma nüüd hakkasin nagu planeerima seda, et kuhu ma siis oma raamatut lähen kirjutama. Aga see oli päris huvitav une nagu ja siis pärast seda ma olin siuke, et ongi nahale tulnud mingid asjad ja siis ma olen nagu mõelda, et kurat huvitav, mis need on, et äkki on mingi, vaata, sa tead küll, et see on see, et ma ei tea, kuradi pea valutab, ma olen ajukasvaja enam-vähem, on ju. No äkki see on minult kaasakad, mul oli iga väike asi kuskilt valutas tra, väht oli kivi alt välja lõpuks. aga ikkagi tegelikult on nagu fakt, et kui teil on mingid mured, siis tuleb pöörduda ikkagi arsti poole, et ma nüüd ka ikkagi panen endale nahaarsti nagu visiidi ja lasen siis need nii-öelda imelikud asjad oma kehal nagu üle vaadata igaks juhuks, et ikkagi saada see kindlustunne, et minuga on kõik korras või siis ei ole korras. Eks see päike teeb igasuguseid asju selle nahaga. No võib teha küll jah ja ütleme, et vanusega ka vaata, et ikkagi tekivad mingisugused võib-olla sellised nahadefektid on ja vaata ise, vanad inimesed on ja neil on igasugused naha peal mingid veidrusi on ja et ikka ma ei tea, vigastad siit-sealt või mis iganes, näiteks mingi dermatiit on ja see on ka selline kare mingisugune kuradi nagu kärnas oleks on ja aga on nagu on ja ühesõnaga. Sa tahad öelda, et sul hakkad vana inimeste haigused tulema? No jah, ma ei ole enam esimeses nooruses on ja ma ikkagi käin nüüd seda kolmandat ringi. et jah, ühesõnaga alguseks nagu see ja Roomas me päikest saime on ja mis siis teha, mulle väga meeldib päikse käes olla ja ma ei ole nagu see suur SPF-i vend ka ja ma võib-olla nagu peaksingi ikkagi rohkem hakkama selle SPF-i peale mõtlema, mitte selle tanning intensifierit nagu muud kui lappama on ja. Mina ma just lõpetasin trenni. Mul ei ole häält veel. Hääl on kadunud kuskile. Hallo. Et mina küll määrin endale seda peale. Ja sest, et sa põled muidu kohe ära. Jaa, et just kätele ja nina peale. Jah, näkku peaks igal juhul panema. Näkku ma nagu, kui ma kuskile panen, siis ma panengi näkku. Et ikka. Okei, unenäost siis nii palju, ma ei ole midagi unes näinud. Aga eelmise episoodi tagasisidet, kas sulle personaalselt on midagi tulnud? Täna, kus selles hommikul oligi selline huvitav moment, et ma kõndisin Spartasse sisse ja diivanil istus siis Brigitte, Susanne hunt on ja ma läksin tast mööda, me nagu ütlesime tšau üksteisele ja ma isegi nagu olin selline moment, et nii, me nagu tervitame üksteist, kas siit tuleb nagu mingi jätk, et kuule,
aga ei, lihtsalt siuke tšau, mitte midagi nagu. Ja tagasiside, et ma ei tea, ma ei ole nagu halba saanud. Sa oled või? No seda, et see üks kommentaar oli seal, et 2 inimest räägivad asjast, millest nad ei tea mitte midagi. Lapse kasvatamisest nagu või? No põhimõtteliselt jah. Ja siis oli see, et aga mis sa ise tead või? Ei, ma ei ole midagi vastanud, aga ma tahakski siin vastata võib-olla. No põhiline on see, kui keegi arvab, et kellegi ei tohi avaldada arvamust asjast, millest ta midagi ei tea. Esiteks meil on hirmsaid tervisespetsialiste, kes jah, kui sa vaatad talle peale, siis juba tundub, et ta ei tea sellest tervisest väga mitte midagi. Pluss vaadake, kes on riigijuhid. Ma just eile ka trennis, et noh, esiteks mingi kaitseminister, kes pole ise teenistuseski kunagi käinud. Pluss siis, kas meil on põllumajandusminister, on see noor naga, see mingisugune, kes ala on ainult vanaema juures marju käinud karjamas. Nii palju ta teab põllumajandusest. Et nagu jah, et võivad küll inimesed, kes ei tea asjast midagi sõna võtta, võivad teha, mis tahavad. Nii et all good. Tegelikult oli väga, väga mõnus episood. Minul on Instagramis läinud followere maha, võib-olla sellepärast läkski, et nagu inimesed kuulasid ja siis olid mingi fucking hellna, võtavad maha. Võib-olla millegi muu pärast. No võib-olla, ma ei tea. Ma ei tea, aga noh, ütleme, et kes läheb, siis hüva teed minna, on ja nagu ikka, et tuleb uusi ja paremaid, on ja nagu see elus ikka on, et üks läheb ja 5 tuleb, on ja. Aga üks uks läheb kinni, teine läheb lahti. Jah, uks läheb kinni, läheb aken lahti, on ja kui uksest ei saa, siis lähme aknast. Struktuuri tõmme. Jah. Ei tegelikult nice. Jah. Mis veel? Ma ei tea, meile tuleb küll kogu aeg subscribereid juurde vaikselt. Jaa, väga hea. Inimesed võtavad ikkagi kuulda. Et aitäh kõigile uutele. Aitäh vanadele. Et suvi on siuke rahulik aeg muidugi. Et no sügisel läheb jälle hooga nagu peale rohkem, ma arvan. No loodame. Täiega ootan, et saaks USAs lindistada episoode. No paar tükki peame seal tegema küll, jah. Jaa, väga vinge saab see olema. Ja. Aga mis veel põnevat? Ma arvan, et põhiteema ongi meil see, et sa käisid Roomas, on ju? Jaa. Aga ma tahaks ühe asja veel. See on ka veits mingi poliitiline. Tahaks nagu arutleda seda. Sest see on nagu veits siuke, see on päris pop teema praegu. See on see Rannarootsi vorstide reklaam, vaata. Ma ei vaata telekat. Ei, no see ei ole telekas, see on nagu see on sotsiaalmeedias, on päris palju olnud. Mis seal on? Ei, no seal oli nagu pilt nagu 2 meest Ukraina lipud peal grillivad. Minust seal oli mingi ja siis taga nagu mingid asjad põlevad, noh, suitsevad, et umbes sibulate, et mingi teema, et nagu päris julge, esiteks see on päris nagu julge samm. Tahaks ikkagi nagu veel inimestele öelda, et meil on siin riigis väga palju noh, nimetame siis venelasi on ja idanaabreid ja nad ei pruugi olla nagu, nad on täitsa nagu meie nagu kodanikud, nad on elanud siin terve elu, aga nende vaated on nagu võib-olla sinnapoole, et lõhestada seda siin mingi vorstivärk ja ma ei tea, kõik nagu preisivad seda Ukrainat ja siis samas nagu vaated, mis seal ukrainlased tapavad iseennast praegu väga palju. Kristlasi tapetakse, juudid võtavad üle. Ja siis noh, tassitakse neid noori seal ju vägisi sinna rindele ja see on nagu ka nagu päris nagu veider. Et see ei ole üldse nii ilus, mis seal toimub ja seda ei ole nagu nii ilus ja võiks seda ammu juba läbi saada. Aga kõik nagu jah, siin, ma ei tea, ma ei ole kunagi sõjas kellegi poolt, aga kõik võiks normaalselt läbi saada.
Jaa. aga nagu ülistada, et see Ukraina on nagu mingi fantastiline mingi asi, siis vaadake ise, mida nad tegid 2014 oma inimestega, kui see jama seal kõik alguse sai ja mida nad teevad praegu tegelikult seal ise ja siis äkki ei olegi nad nii õilsad Jah. seal on ja nad ju, nüüd tuli ju välja, et selle gaasitoru seal suht sõja alguses nad lasid ikkagi ise õhku onju. mitte venelased. ja siis nüüd seal Monacos lasid, tahtsid ühte venda maha õhku lasta, aga lasid hoopis temal naise suht juppideks. Ja nagu, What the fuck? see on nagu päris crazy ja siis kõik on mingi Slava Ukraini. Tere vennad panevad nii joloores, keegi neid ei karista, vaata, nemad on ohvrid praegu. Ohvrit ei tohi karistada, ei tohi. Fuck. Ühesõnaga, ma sain selle ära. Sa ei tea midagi sellest. Ma ei tea midagi, jah. Ma elan selles oma roosas mullis, et sa väga ei osta ka mingit Ronneratsi tooteid. Ei osta. Ma ostan oma Lidli kana, mis on mingi Pilos või ma ei tea, mis kuradi firma see on. Ei, ma kahjuks, ma olen ka Lidli klient. Aitäh, Lidl, väga hea pood. Aga kuna ma pidin need kalorid tõstma endal, ma läksin ikkagi selle Maximoritsa hakkliha peale tagasi. See delikatesse hakkliha. Et seal on küll vähem rasva, aga seal on nagu valku rohkem ja ma saan kogu selliselt nagu veits rohkem seda süüa. Et no aga Maximorits pole teinud ju mingit ei teevad reklaami sellist. Ma ei saa aru üldse nagu milleks, kas sul läheb tõesti nii kehvasti, et sa pead end pildile turunduse mõttes nagu niimoodi nagu tegema. Et natuke alatu nagu jah. Veits nagu nõme, nagu hoiaks nagu eemale, las nad seal möllavad ise. Kõige hullem on see, et me oleme ise mingi täitsa kaitsetud väiksed mingi jubinad siin ja siis nagu põhimõtteliselt ongi torgid kaikaga kedagi, siis kui kallale tuleb sulle, siis sa oled jälle ohver. Et praegu käibki see ju julmalt, et nagu torkimine ja jah, nüüd ju poliitiliselt. Nüüd et ukrainlased ja poolakad ka omavahel sõdivad, sest neil on ka seal veits ajalugu ja poolakad on, mina olen poolakate poolt kindlasti, Poola on üks lemmikriike siin Euroopas on ja. Tahaks augustis ka Poola minna. Nüüd või? Jaa. Ma tahaks järgmine aasta minna ja juunis. Saab. Varstava! Päris hea. Korra oli nagu mõte, et kui juba minna, siis see on hästi pikk trip. On ühe korra käinud, aga sinna Auschwitz. Mis pikk trip? See on teises otsas, alla otsas. See on see. Minu jaoks sai pikk trip uue tähenduse. Sa oled nüüd see road trip queen või? Ma olen Mrs. Worldwide nüüd. Ja, Pitbull jättis ka Läti tulemata. Worldwide, aga mitte Läti. Mis ta mulle eelnud? Kule, Mr. Worldwide ei tule, et äkki Mrs. tuleb siis kohale. Ma oleks ka selle skinheadi mütsi pähe tõmmanud endale ja läinud seal laulnud neile natukene lembelaulikut ja tore oleks olnud. Kes üldse läheb Pitbulli kontserdile? Väga paljud inimesed Eestist läksid. Väga paljud. Ja kõik olid ju, nagu kõik naarsid selle üle. Kõige parem riil see minu meelest see, kuidas mingi vend vaatab, kell on 22.50, davai, time to get skinhead, ajas juukst maha. Ja siis 23.00 tuleb teada, et kontsert on cancelled, vend passib kiilakana lihtsalt türa küll. Ja nii nagu naljakas oli, et noh, mis teha? Läks nii, aga siis mul nagu tekkis nagu arutelu selle koha pealt, et kuidas need lätlased nagu mitte millegagi hakkama ei saa? Kuidas nad nii andetud on? Ei ole. On küll. Milles lätlased head on? Sesk sõidab praegu Soomes rallit suht normaalselt. Mis on suht normaalselt? Et ta ei ole veel katkestanud. No, ma mõtlengi, et nad ei ole millegis head. Ega Fordiga ei saagi. On ikka. Milles? Hokis ja korvpallis on kindlasti parem olnud meist. Nii meist, aga maailma vaates? Ka päris hea. On või? Okei. Siis ma jälle nagu loobin kaikaid kohas, kus ma tegelikult ei tea nagu... Kerge jõustikus on neil ikka ka päris häid leida. Okei. Siis nad ikkagi nagu nii andetud ei ole? Ei ole. Ma juba olin kirjutamas nagu kirja, et äkki jagaks selle Läti 8, et pool meile ja pool Leedule, et nagu nad ei saa ikka üldse hakkama omadega. Okei. See ega ma arvan, et need lätlased ei ole süüdi selles. Jah, see selleks. Aga
aga on teada ka, miks ta jättis tulemata? no lätlased ei saanud lava kokku. Ah. Ma räägin nagu, kuidas nad nagu Saad nii Jüri saamatud Kõrtul on. sinna, noh. No ongi, Pumm, leegid, jah, värgid, ma särgid. ütlen. Jüri reis. Ongi, miks Mine see võtta üle. miks No see on praegu koht, kus Alfa Productions peaks Alfaks hakkama. sügavalt minema võtma selle turu üle seal. Lihtsalt jõuga. No ühesõnaga jah, täiesti minu arust nagu uskumatu, et nagu ma saan nagu Pitbullil endal juhtub midagi, aga ei. Läti kuradi vennad ei saanud lavale lihtsalt püsti. Päris kreisina. Aga kas see oli eelmine või üle-eelmine aasta, kui see Tomorrowlandil lava maha põles mingi paar päeva enne festivali? Tule vist oli jah mingi räme. Metallica vennad ütlesid, võtke meil seal mingi lava, kiirleb ringi kuskil. See on praegu päris tuus, Metallical oli Euroopa turnee, täna kõik staadionid on täis kogu aeg. Arvat on. Vennad on nagu kaua nad on, 40+ aastat täna rockinud. Tahaks veel korra ikkagi selle siukse staadioni kontserdi. Vaatad USA neid staadioni kontserde, kus tekitavad maavärinaid seal. See on väga tuusa. Aga räägime siis Itaaliast. Lähme Rooma. Mõtlesin seda nagu alustada võib-olla nii, et me oleme ju käinud ühe korra sinuga koos Itaalias, Milanos ja minul nagu isiklikult sellest Milanost ei jäänud mingit fantastilist nagu muljet. Siuke so-so, ei tegelikult ju see kesklinn, vanalinn, kaubandus osa, seal oli ju tegelikult oli päris nagu nice ju. Ei, aga sulle ju rohkem meeldis see, mis asi oli, Verona? Jah, Verona oli ilus. Bergamo oli ilus. Bergamo lennujaam täis kohse. Jaa, aga Bergamo ise, mäletad, me läksime Bergamo vana linna, mis oli kuskil mäe otsas, kus olid nii väiksed tänavad, et me isegi oma selle kuradi mini Fiatiga mõtlesime, et kas me mahume siin nagu sõitma. See oli väga ilus, seal oli ikkagi nagu midagi nagu vaadata, aga minu arust Milanos nagu ei olnud. Ja sinna Rooma ma läksin ka niimoodi, et ma ei teadnud ju, mida nagu võib-olla, ikka ma hakkasin otsima enne mingid kohti, kus ma nagu minna tahaks, panin mingid neid pinpointe sinna mäpi peale ja kõik tundus nagu pilli pealt siuke ilus on ja, aga ikka sa oled nagu, ma ei tea, Milano ei olnud väga midagi fantastilist, et me ei tea, mis sealt Roomast nagu ka oodata on, aga Rooma oli väga ilus. No muidugi, kuule, Rooma impeerium. Ja kui palju on minu meelest seal nagu säilinud seda arhitektuuri. Tead, et Rooma on esimene linn maailmas, kus tehti ju see kanalisatsioonisüsteem. Nemad leiutasid. No see töötas hästi. töötas hästi. No see, mis mina ennem reisisul ütlesin, kindlasti mingi Kolosseumisse. Käisime. No see on kõige põhilisem. Ja see oligi, kus oli ainukene selline, kus me olime nõus rast pileti ostma. No sinna tuleb nagu osta. Ja meil oli nagu variante teisigi, sinna mingi Vatikani muuseumisse, me ei olnud nõus maksma 45 € selle eest. Aga jah, see Kolosseumi piletiga sai veel mingisse mitmesse teise nagu ka, mõtlesimegi, et davai, kui me midagi nagu maksame ja võtame, siis see on see koht. Ja me ei kahetsenud seda kumbki on ja, et see oli väga nagu tuusa. Aga üleüldiselt, ma alustaks siis sellest võib-olla, et ootused ei olnud nagu väga kõrged, meil oli suht õhtune nagu hiline lend, mis ka delays natukene veel, me jõudsime öösel, ma arvan, mingi 1 läbi lõpuks siis lennujaama. Vaatasime, Bolt oli vist mingi pea 70 € oli taksoga, Uber. Ja meie sinna majutusse mõtlesime, okei, ärme võta, et vaatame, et äkki me saame mingi bussi peale, ja saimegi. Ja jõudsime siis mingi bussijaama siis seal Rooma kesklinnas. Ja siis oli küll korra nagu siuke, et rämedalt palju kodutuid, magavad tänavatel ja siin kari mingi mustasid, vaata, kõik nagu chillivad seal öösel ringi ja siis korra tõmbas nagu junni jahedaks, et kas Rooma ongi selline või? Et me tulime siia mingi jõhkralt kodutuid, mingi korradi naaskendajad lasevad ringi on ja, et mul hakkas juba hirm, et ei olnud siuke ohutu tunne ja hirm nagu selles, et kas Rooma ongi selline. Aga siis me saime sealt bussijaamast, võtsime siis takso, saime majutusse, magasime välja või mis magasime välja, ega välja ei maganud väga midagi, sest et ma arvan, lõpuks jõudsime mingi 3 aeg öösel oma majutusse
ja hommikul nagu suht ikkagi varakult vaata hakkas uni ära minema, mingi 8 olime üleval onju. Ja aga siis läksime nagu linna peale ja mitte midagi, kodutud kõik kadunud onju, et võib-olla oligi, et see bussijaama rajoon oli lihtsalt selline sketši, et lihtsalt, et jah, et ärge ehmatage, kui te lähete Rooma ka samamoodi tulete seal bussiga siis lennujaamast linna onju, kus see main mingi bussijaam on, et ärge võtke kohe seda vaadet, et perses ongi mingi kari, mingi kodutuid magavad siin kõik, et tegelikult see Rooma nagu selline ei olnud absoluutselt ja ilm oli ülihea, linn oli sitaks ilus, kompaktne, me ühe korra, no okei, me tulime bussiga, läksime bussiga lennujaama ka, aga kogu nagu selle linna aja jooksul me ühe korra ainult kasutasime bussi, kui me läksime mingisse kaubanduskeskusesse, mis oligi linna kuskil ääres onju, et bussiga sinna, bussiga tagasi, igale poole läksime jala, et need vahemaad ei olnud üldse nagu pikad, mingi, ma ei tea, 2 kilti sinna, 2 kilti tänna, no see ei hakka mingi taksot vaatama või mingi bussi otsima siukse marsruudi peale onju, et aga noh, see sammumeeter näitas ka meile ikka toredaid numbreid, et no teil oli päris palju, 50 ja niimoodi. Ja esimene päev oli 50 000 sammu, teine päev oli see, et võtame täna rahulikumalt 20 000 sammu ja siis oli veel 40 000 ja siis juba tulime koju onju. Aga jah, ma ütleks, et minu reisikaaslane oli ka fantastiline valik, et me ei olnud Airega enne niimoodi nagu reisil käinud, vaata koos ja see on ka väga oluline asi, millega sa võid väga pange panna onju, kui sa lähed vale inimesega reisile, mis on minu elus juhtunud, mida ma olen, ma ei räägi sinust, sinuga on okei, aga kui sa oled nagu inimesega, kellega teil on täiesti erinevad vaated, režiimid on ja harjumused, kellaajad, et siis on küll nagu see, et mida ma teen siin nagu selle inimesega. Vaata, see võib isegi nii olla, et sul võivad olla kõik asjad nagu korras. Aga vaata see travel mode, nagu te läksite, vaata, see oli lihtsalt pikk nädalavahetus. Seal tulebki teha mingisugune switch ja leida kuskilt see, isegi see, et te jõuate öösel sinna. Järgmine päev, teil on vaja nii palju läbi käia. See on tempo peal, vaata. Et paljudel on nagu see, et reisidel ei suuda seda travel mode'i sisse lükata, vaata, siis ongi aga jah, meil nagu hästi sünkis nagu kogu aeg, et muidu Aire mõtles küll, et ta ärkab hommikul minust nagu varem ja toimetab siis seal nii kaua üksi, kui ma võib-olla magan on ja ma ei tea, iga hommik oli see, et kui tema oli üleval, noh, mina ärkasin, siis tavaliselt tema oli juba üleval, aga kui ma küsisin, et millal ärkasid, siis ta oli mingi 15 minutit tagasi onja, et ei olnud nagu see, et ta mingi 3 tundi kuradi seina passinud oodanud, et millal lõpuks mingi võib liigutama hakata onja. Et kuidagi jah, nagu sellega läks hästi ja noh, ikkagi see, et hommikusöök, mõlemad sõime trenni, davai, linna, keegi virisenud millegi üle, vaata kogu aeg oli nagu kõik, mis me tegime, oli see, et mõlemale sobis see, mõlemad tahtsid seda teha, keegi ei olnud mingi, ma ei taha, mul ei sobi see variant on ja et kuidagi väga nagu, väga-väga hästi oli jah sellega, et ma juba hakkasin nagu kauplema, et kuhu me veel lähme ja millal me lähme ja et see on nice. See on väga nice, et tuleb, ma arvan jah, et hoida selliseid, kellega lähete reisile ja vaatate, et nagu mega mõnna on, et siis tuleb hoida seda inimest endal seal ikkagi reisilistis nagu olemas. Et sõbrannana ka ja inimesena, tegelikult ju Aire tuli mulle kliendiks ja siis niimoodi me olemegi saanud aastatega siis ikkagi rohkem nagu sõbrannadeks. Küll nagu trennis ta kuulab sõna ja siis ma olen treener, aga väljaspool nagu seda on siis, oleme siis sõbrannad on ja toit. Jaaker. No mina ei läinud kaalu peale pärast reisi. ma lähen täna Sa oled täna kaalu peale? Ma lähen täna Eestis Itaalia pitsat sööma. Kuhu? Margherita. See on, ma arvan, Tallinnas ikkagi üks parim. Ma just käisin Pärnus seal söömas ja ma saan võrrelda, kumb siis ikkagi nagu parem on. Aga Pärnus pidi parem koht olema, kuhu tuleb ka nüüd minna. Et jaa. No õige kiviahju pitsa peab olema jah. Et ma arvan, et siin ongi suht üksikud kohad, kus sa saad seda õiget. Aga noh, seal ma arvan, et see oli hoopis midagi. See oli väga-väga hea. Pitsa oli kindlasti parem kui Milanovas. No jah, kusjuures ma ei tea, sest et see Milano oli meil ikkagi nii, et see soovitas meile nagu kohalik inimene ja see oli ülihea ju. Tegelikult oli ka. See oli väga-väga hea.
aga noh, meil oli seekord ka ikkagi väga hea. Ma ütleks, mis kõige ikkagi eredamalt, ma arvan, mulle meeldis, oli see gelato. See oli ikka ja noh, me käisime 2 korda gelatot söömas, 1 kord oli siis niimoodi, et me käisime, panime mingi pildi, siis mul üks klient veel kirjutas, et ikka õige gelato on see, mis sul on selle mingi metallkaana all ja noh, kõik mingi full teeb ikka niimoodi kuidagi teistmoodi olema. Ja siis me läksime teinekord nagu seda, siis mis tundus nagu, et okei, see on nagu real deal ja see oligi nii palju parem. Oli? Jaa, aga noh, mõlemale ma olin nagu okei, üks saab 9 ja teine saab 10-10 on ja, et nad olid nagu väga-väga head, aga noh, maitsid ja kõik, et sul on seal mingi räme valik ja noh, mingid tükid sees on ja need tükid on nagu suured tükid. Teile me võtsime ka gelatot seal kuskil Noblessneris, mis oli, ta oli ka selle metallkaanal, aga kui on nagu Oreo tükkidega jäätis ja selle Oreo mingi tolm enam-vähem on ainult sees, no see ei ole ju mingi noh, fantastiline asi. Et seal ikkagi jah, oli nagu siuke tummiselt ikka panevad sinna nagu manti sisse. Ja seal oli mingi võiku koht veel, mis ka, ma ei tea, mingi TikTok, Insta, mingi räme haip on ja järjekord oli niimoodi, et ukse taga mingi, ma ei tea, vahetadki, mis need inimesed seisavad siin, aru ei saa on ja. Ja siis me hakkasime nagu uurima, et oli mingi jõhker korradi haibitud koht, teevadki siuksed suured, me nägime, kas inimesed sa väljas sõid neid, vaatasime, et mida see, need on veel. Ja võtsime, jah, no ise teevad saia ja vahele panevadki mingid, ma ei tea, mingid trühvlikreemid, burratad, värgid, need serrano jamonnid on ja no me võtsime 1-2 peale ja me sõime selle ära, noh, mõlemad olime mingi 10-10, me hindasime kogu aeg kõike niimoodi 10 skaalal ja ma ei tea, ma ei kujuta ette, et ma oleks üksi seda söönud, sest et sellest poolest sa said ikkagi kõhu nagu väga täis, need olid ikka nagu sellised. Noh, mingi selline 2 saia vahel, vaata ise tehtud mingi siuke sai, mis seest on pehme, pealt krõbe ja siis igast manti sinna vahele ja nad selle mandiga ka nad ei koonerdanud. Seal oli ikka nagu paksult seda manti vahel. No neile meeldivad need igast juustu ja pärki ja kreemi. No süüa itaallased oskavad teha. Et see on nagu nende kindlasti osa sellest kultuurist on ja mõtlen, mis me seal veel siis nagu tahtsime, mingid asju me tahtsime nagu kindlalt proovida. No, mida ma nägin, et te sõite pastat. Jaa, pastat, pizzat, gelatot 2 korda, seda võiksi ja siis mis need, kuradi, mingi magus asi. Ma ei tule see asja nimi meelde. Kohalik? Mingi siuke toru nagu küpsetis, toru. Ümber ongi nagu see nii-öelda taignas tehtud toru ja siis sees on mingi kreem niimoodi. See on mingi nimi ka, aga ma ei tule selle nimi meelde. No ühesõnaga, see oli ka päris hea, aga jah, et Airel oli siis 2,5 kilo pärast reisi juures, mina ei läinud kaalule, aga see kaal ka tal kohe kukkus, et see oligi pärast lendu lähed kohe kaalud on ja tegelikult ei ole kõige parem mõte. Kui sa tahad ennast šokeerida, võid teha, aga ma ootaks jah siuke paar päeva ja siis võib-olla läheks sinna kaalukase peale alles. No, süüa saite hästi. Kultuuri nägite ka? Trennidega, trennid me tegime seal 2 trenni, tahtsime 3. ka teha, aga pühapäeval oli jõusaal kinni, me ei saanudki minna. Meil jah oli nii-öelda kodujõusaal, ikka sa käid mööda linna ringi, vaatad nagu mis lähedal on? Spektaatorid teed seal on ja jõusaale põhimõtteliselt üldse ei olnud. Üldse. Ja trennidega nagu, ma ei kujuta ette jah, et vaatad ka need inimesi on nagu näha, et keegi väga trenni ei tee. Nad on lihtsalt kõhnad. Ega seal Milanos ka otsisid seda saali? No jah. Mina tookord nagu ei viitsingi saali teha, ma käisin jooksmas seal kogu aeg. Aga seal oli ka mingid case'id, vaata. Kas ei lasta sisse ja... Jah. No see, kus me lõpuks käisime, mis oli meie kodule nagu hästi lähedal, see oli, ma arvan, mingisugune keegi lihtsalt eraisik teinud oma väikse mingi siukse jõusaali on ju kuskil keldrisse ja see oli nagu suht vibe. Kõik saime tehtud, Pannata masinad, Pannata väga hea Itaalia bränd,
keegi mitte midagi ei küsinud seal, kas sa oled mingi kohalik või turist ja maksad oma 10 euri selle korra pääsme ja lähed teed trenni ja asi vask on ju. Aga jah, et ma mäletan Milanos oli see, et mingi pead kodanik olema. Et turiste nagu väga ei tahetud seal lasta ja samamoodi üks klient rääkis täna, et ta oli ka Itaalias nüüd sama aeg kui meie olime, aga ta oli Sardiinia on niisugune koht on ju. Ja ta ei saanud üldse juusaali seal. Et seal oli kõik niimoodi, et isegi kui sa oled turist, turiste nagu üldse ei taheta lasta, aga lastakse umbes nii, et sa pead võtma, ma ei tea, mingi aastase lepingu tegema ja ainult personaaltreeneriga tulema. Et ma ei tea, mida nad nagu nii väga kardavad, et sa lähed kuradi kukud endal saalis mingi jalaluud katki või. Kang läheb kõri peale. Ei, ma ei tea, jah. Ma ka ei tea. Mis on nagu mõnes mõttes on okei, et ei käidagi seal mingisugust tilulilu tegemas on ju. Ma mõtlen just see treeneri osa. Aga turistidele võiks ikkagi nagu anda nagu võimalust käia jõusaalis. No võiks ikka nagu jah, mingitki moodi või mingitki pidi on võta siis allkiri, et sa vastutada ise oma elu eest on ju seal. Ma arvan ka, et see oleks siuke adekvaatne nagu mõte, et jah, kuskil välisriigis, ma ei tea, ei tahaks olla selles olukorras, et sulle öeldakse, et sa ei saa lihtsalt sellepärast, et sa oled turist. Nagu what the fuck on ju. Et päris nii need asjad ei tohiks nagu käia või. Vot, ühesõnaga nii. Ja ma ei tea, majutused odavad, ma ütleks. Hinnad üldse? Hinnad üldse pigem odavad. Või nagu Eestiga võrreldes. Te shoppasite mingid manti ka seal? Me shoppasime, aga meil oli Primarki nagu tuur. Me võtsime sealt mingid mandatory asju, ma ostsin kohvri endale, sellepärast, et meil polnud asju kuskile panna. No otseselt me ei läinud sinna ju shoppama, aga Airel oli sünnipäev ja siis ma ütlesingi, et täna valid sina, mis sa tahad teha. Et mina teen kõike, mis sa tahad teha. Ja me tegimegi trenni, siis me läksime shoppama ja õhtul läksime siis pizzat sööma. Et veits shoppasime, paar mingit asja ikka sai, Primarkis hinnad on nii odavad, nii nagu on. Et, aga mõtleme mingi poes ja niimoodi hinnad pigem odavad. Kana oli kallim kui meil. Või kui ma võrdlen Lidli kanaga. Ma ei tea, mis mingi Rimis ja seal võib olla kana hinna ka juba siuke 9-10 kilo. Et on mingid kanad, mis on räigelt kallid. Et ma arvan, kõige odavam kana, mis me Carrefourist saime, oli 7,99 kilo. No see on odav ju. No see on normaalne, aga ma arvan, et ta on kallim kui Lidl jama. Lidl on mingi 5,99, mis ma ostan. Ma ei tea. No jah. Aga jah. Muidu hinnad, ma ütleks, et pigem nagu odavamad, väljas söömine ka pigem nagu mõistlik, aga jah, poes nagu, ongi mingid üksikud asjad võib-olla, mis on nagu veits kallimad, aga enamasti värsked mingid juurviljad, puuviljad odavamad. Et ma ei saaks öelda, et meil oleks liiga palju raha nagu toidu peale kulunud. Gelato oli odav, mingi 3 euri. Normaalne ju. Ja. Pizza, pasta, ma ei tea, see oli ka mingi siuke, jäi sinna 12-15 vahele. Täiesti okei minu arust. Nagu siin. See võiku oli vist mingi 9, aga see oli nagu suur. Ma ei tea. Et tasub minna? Muidugi tasub minna ja ma tahaks absoluutselt nagu tagasi minna, et tavaliselt ma olen see vend, kellel meeldib ikkagi reisil vaata nagu kauem olla, et mul on need sellised kähkukad nagu väga ei meeldi, ma olen see hedonist ja ma tahan ikkagi nautida, ma lähen sinna, ma tahan, minu jaoks reis on nagu see, et ma pean ära unustama, et mul on elu kuskil mujal, et siis mulle meeldib nagu reisida, et mul ei tule meelde. 3 päevaga ei jõua ära unustada või? Ei jõua, et kus ma olen olnud sellistel reisidel, kus ma unustan ära, et ma üldse nagu mingi kuskil mujal elan, siis need on alati minu meelest väga nagu siuksed vaibid olnud kõik. USA-s ma kindlasti unustan ära, et mul mingi elu kuskil Eestis on. Et jah, aga olime, me rohkem lihtsalt ei saanud. Aga ma tahaks jah, ikkagi ma arvan siis veel minna tagasi. Ja ma ei tea, juuli on ka selline, et kes nagu kuuma kannatab. Siis on hea aeg minna, aga kui ei kannata, siis ei ole hea aeg minna. Läheb hulluks või? No, oli päris hullu. 33 päeval ja seal ei ole tuult. Sul see 33 küpsetab ikka nagu mõnnalt. Mis oli tuus, oli see, et neil on linna peal veekraanid.
nagu igal pool. Et sa saadki, sul on oma pudelikene kaasas on ja täidad igal pool saad täita. Et ma arvan, et seda võiks nagu Eestis ka võib-olla rohkem teha. No meil on neid kraane. Jah, nende radade ääres näiteks on ja, aga niimoodi, et sa oledki mingi vanalinnas ja sul on veekraanid mingi, ma ei tea, iga mingi paarisaja meetri tagant. Et neid võiks nagu olla, et see mulle jah väga meeldis, et ma ei pidanud tassima kogu aeg mingi 3 liitrit vett endaga kaasas, vaid mul oligi see väike pudel, ma lasin ta täis, samal ajal jõin, lasin veel juurde, lasin jälle täis on ja siis ma sain jälle järgmise juures võib-olla lasta või üle järgmise juures on ja, et see oli väga siuke hea, et muidu. Oli nagu puhas vesi ka. Jaa, vesi on väga joodav seal, et ma ei tea, me jäime kraanivett ikka suht kogu aeg. No, väga okei, jah. Et kindlasti jah, ma tahaks tagasi minna ja siis võib-olla selliseks pikemaks ajaks ka, et meie majutus oli siuke Vatikani lähedal ja. Oota, aga sinna Vatikani üldse nagu. Vatikanis me käisime ikka läbi küll ja kõik jalutasime läbi, et ongi need vahemaad on suht väiksed, et Rooma on kompaktne, sa saad ikkagi selle paari päevaga, ma arvan, absoluutselt kõik asjad nagu näha ära. Et edasi olekski, ma arvan, läinud siukseks veits nagu lihtsalt elamiseks. Et sa lähed teedki oma trenni, mingi sööd on ja lähed lihtsalt jalutad ringi, aga saad juba kõike näinud. Et seal ka mul on see hästi tugev nagu piltmälu. Kui ma olin kuskil olnud, siis ma olin mingi, me oleme siit juba käinud. Või siis mingi, et me oleme nüüd siin tänaval, et ma tean, siin tänaval on veel see on ja. Et Airega lõpuks oli veits nagu üllatunud, et kuidas sa teed seda, et kuidas sul nagu siuke mingi nagu perse tunne on ja, aga on, ma ei tea, mul jäävad nagu asjad hästi meelde. Ma väga palju ümbruskonda nagu, vaata, ma arvan, see on tulnud sellest üksi reisimisest ka. Sa pead meelde jätma. Ma pean meelde jätma ja ma pean tundma, et kogu aeg nagu aru saama, kus ma olen, mis mu ümber toimub, et mul ei ole nagu seda back-up planni. Et samamoodi, et miks ma märkan hästi palju inimesi enda ümber. Või et kes mida teeb, kes kus on, kes kellega on, kas keegi tundub kahtlane on ja kogu aeg nagu see mingisugune skänner on peal. Et ma olin veits turvamehe nagu tunne ka tekkis, et ma nagu kaitsesin Airet, kaitsesin ennast, kogu aeg on nagu silm lahti ja silmad on kuklas ka, et sa näed kõike ja sa saad juba nagu samm varem aru, mis toimub, enne kui see asi võib-olla toimub. Et kui keegi kuskilt üritas nagu läheneda, siis ma juba nagu sain aru, et midagi hakkab kohe toimuma. Aga keegi üritas läheneda või? Meiega tegelikult ikka nagu räägiti. Vaata, me oleme juba nagu teistmoodi, sest me oleme bodybuilderid. Bodybuilderid? Jah. Okay. Ja võib-olla mina veel selle poolest ka, et ma olen nii tätoveeritud. Ja samamoodi nagu seal Horvaatias hakkas mind häirima see, et kõik inimesed passivad mind. Jõllitavad, jah. Aga muidu inimesed toredad. Ilusad. Naised, mehed. No hinda. Nagu selles suhtes hinda nii naisi, nagu nii vaatasite naisi ka ja mehi. Aga just nagu pigem kohalik. Ma nägin ilusaid naisi rohkem kui ilusaid mehi. Et minu suus see lause, et vaata kui ilus naine, oli rohkem kui see, et vaata kui ilus mees. Ma ütlesin vist 2 korda nagu Aire, et vaata kui ilus mees. Üks oli reaalselt 10-10. Nagu 10. Kas ma rääkisin ka sulle juba või? Ei, sa rääkisid aga räägi uuesti. Sa pead kuulajatele ka rääkima. Räägi ära, see on väga nagu... see on põnev või? Me olime Primarkis ja tulime välja ja siis seal on nagu see mingi tüüp, kes kontrollib su tšeki pealt oste. Ja see kohe me tulime välja, ma olin nagu wow. Ja siis ta vaatas seal meie asjad läbi, luges seal mu tšekki, vaatas mu asju, ma lihtsalt vaatasin teda, ma mõtlesin, et nii ilus inimene. Nagu vaata, see on nagu see, et ikka vaatad ilusaid inimesi ju. No ja. See ei ole mingi patt näha ja märgata ilusat inimest. Ja see, kui keegi on sinu jaoks atraktiivne, ei tähenda, et sa oled kohe mingi, mis sa õhtul teed? Et ei olnud. Aga ma küll pärast ütlesin, et ma oleks tegelikult tahtnud talle öelda, et
et see on väga kaunis meesterahvas, lihtsalt nagu ja ilma mitte mingi nagu selle mõtteta, et mis sa õhtul teed aga ma ei öelnud, lihtsalt ta kontrollis ära need asjad, ma läksin siis nagu tema selja taha, ootasin, et Aire ka, noh, oli vaja kontrollida. Siis ma, noh, vaata, hea on eesti keelt rääkida, keegi aru ei saa. Oli mingi, on ju Aire, nii ilus mees ja see oli jah, see oli üks nagu, kes oli minu arust nagu full 10. Ja siis oli üks veel siis linna peal kuskil seal, kes oli siuke, noh, 9, aga rohkem ma jah ei märganud nagu, noh, võib-olla mul on selline veider maitse ka, et ei ole nagu päris nagu siuke klassikaline, et ma arvan, et kellele meeldivad need Pedrod, vaata, mäletad, siis Pedro laveritele on seal valikut palju, pruunid silmad, tõmmud, tumedad juuksed on ja, aga lihtsalt peeniksid jalad, teksad. Jah. Sellised fashionistasid ka, noh, mõni inimene jääb lihtsalt sellega silma, et ta näiteks üli nagu ägeda stiiliga. Et vaatad, mis tal seljas on, ta näeb nagu vibe välja. Et seda ma nagu ütlesin küll, et vaata, et ta näeb nagu täiega mingi cool välja või mingi äge outfit on ja, aga naisi ma ikka märkasin ikka nagu ilusaid. Ikka nagu ilusaid naisi. Ja noh, seda tuli minu suust ikka rohkem jah, et vau, kui ilus naine. Aga meestega nii. Aga jah, kes on nagu väga nende Itaalia Pedrode fännid, siis no paljudel meeldivad need Pedrod. Oi, väga meeldivad jah, olen ka kuulnud. Aga jah, ma ei oskagi midagi rohkem nagu rääkida. No minge, Rooma see recap, kes tahab minna. Väga soovitan, et ma arvan, et selle episoodi pealkirjaks võib ka panna, et Rooma on see lihtsalt nagu worth a visit or just a hype, midagi sellist on ja ei, kindlasti väärt minna ja ma kindlasti tahan sinna veel minna ja aga noh, nüüd hoiaks nagu paar aastat võib-olla vahet, et on nagu nii palju muid destinationid ka, kuhu tahaks minna ja külastada, et seda listi ikkagi suurendada, mis on siis käidud kohad ja külastatud riigid, et Itaaliat ei saanud ka nagu uuena ju listi panna, et seal on juba käidud. No jaa, aga need on ka nagu see no jah, 2 erinevat linna, absoluutselt. Aga jah, kes mõtleb nagu minna Wissiga, väga odavad lennupiletid olid, noh, väga odavad võib-olla ei saa just öelda, meil oli vist mingi 100 midagi edasi-tagasi, otselend. See on ikka pigem on odav. Pigem on odav ja majutus minu meelest oli 4 ööd, 2 magamistoaga, air conditioneriga, korter, köögiga. Kas see mingi 300 something oli 4 ööd või? 2 peale, väga okei maksta. Et jah, ei läinud nagu liiga palju raha kindlasti. Meanwhile kuuldas, kuidas klient just täna rääkiski, et käis Sardiinias. Nädal aega, korter oli neil 4 tonni. Mis korter see oli? No see oli mingi 100 pluss ruutu ja nad olid seal 5 Okay. Et noh, kas oligi vist 2 või 3 magamistuba? Noh, samas meil oli ka 2 magamistuba suurte vooditega. Oma kuradi, mul oli veel walk-in garderoob, mõlemas toas air conditioner, kõik jutud on ja. Puhas. Ja, väga. Meie korteri omanik oli ka väga nunnu, et me jõudsime mingi, ma ei tea, 3 öösel sinna ja siis ta oli mingi, I'm sorry. Et noh, me olimegi, mille eest sina vabandad, vaata, et sorry, et meil mingi lend delays ja me tulime mingi bussiga siia linna, mitte taksoga, vaata. Oleks taksoga tulnud, oleks mingi poole tunniga saanud on ja ei, me läksime bussi peale. Et jah, ei, inimesed ülitoredad, ülisõbralikud, mitte kuskil ei olnud nagu sellist, et keegi oleks midagi mingi nõmedasti vaata öelnud või teinud on ja aga jah, et noh, ei, nad on väga toredad. Itaallased on väga toredad. Proovivad suga ikkagi itaalia keeles või noh, inglise keeles rääkida on ja saavad hakkama. Inglise keel on okei seal ju. Milanos ja seal, kus me tookord käisime, seal oli küll jumal norm. Isegi nendes väikestes linnakestes. Mul oli mäletad, jõudsime sinna Milanosse korterisse, siis sa läksid pesema ja siis mendid tulid ukse taha, mäletad? Mingid nastjad otsisid taga või? Kedagi nad otsisid taga jah, et äkki me peidame oma korteris kedagi, et see oli nagu korra nagu ka siuke creepy. Aga jah, et meil mitte ühtegi jama nagu ei olnud, kõik oli mega siuke
hästi nagu sujus ja jah, ma ütleks, et reis oli 10-10, reisikaaslane oli 10-10, kõik nagu, mis me tegime, mis me nägime, 10-10, toit 10-10, lihtsalt oleks võinud kauem olla, oleks ka olnud 10-10. No sul on toiduga praegu nagu suht vabad käed või? No treener ju väga nagu kiitis mu toiduvalikuid seal, et Pulk on praegu või? noh, ma otseselt ei pulgi, ma enamasti ikkagi, ma olen 90% oma toidu peal, aga noh, eile tahtsin gelatot võtta, võtsin. No jaa, aga see väike mingi tops. Jaa, see ei ole mitte midagi, et ma olen toiduga praegu väga nagu hea koha peal. Ma pigem pean suruma endale toitu, sest ma väga palju ei taha süüa, aga noh, hormoonid mul ka töötavad niimoodi ilusti, et noh, see on see naistel see menstruatsiooni eelne mingi mõned päevad, vaata siis läheb mul küll nii, et tahaks nagu üle süüa. Et sööd ära, sa tunned, see on ikka nagu siuke... No pärast on söögi sulle läinud. Jah, siis on kohe nagu nii kui päevad hakkavad, siis on nagu kõik rohkem ei taha üldse süüa. Tahaks lihtsalt olla see tükk sitta kuradi diivani peal, vaadata seda Gossip Girli ja nutta. ja. See külmakott, kuumakott, ma ei tea, kumb nagu olema peab. Salfakata, see boks on kõrval ja muud kui lased sealt, vaata. Ja. Täpselt siuke vaib on. ma tean, mis tunne see on. Tead jah, sul on ka? Mul olid ka, jah, päevad. Ju siin aprillis päevad. Nädal aega veritsesin. Tulin lappe vahetama. Jah. Vaatasid Gossip Girli ja nutsid kodus, jah? Ei vaadanud Gossip Girli, aga Close'i, nutsin ikka paar korda. Nutsid, jah? Muidugi. Tugevasti? No ikka, välja teeme. See oli ikka, mul siiamaani veel vajab veel natukene see mudimist. Kuigi kõik on fantastilises korras, kõik on hästi, aga ikkagist. No praegu on nagu pigem see, et nagu ma olen nüüd 6 aega saanud normaalselt trenni teha. Siis ikkagi mõtled, et fuck, see 2 kuud seal vahele, see on ikka natukene jätnud nagu... Jälja või? Nii ja naa, ma ei tea veel, vaatame, nüüd on 2 kuud veel minna, et mis saab, aga noh, tšuke ikkagist, jah, kõik see vigastus sealt välja tulegi siis kohe nagu trennid peale ja mingid muud pask siis on natukene mentaalselt nagu löönud. Kindlasti. Löönud. Aga trenni ajal on ju hea tegelikult seda kõike nagu peas läbi nagu filtreerida ja... Ei, muidugi mingi pikad rattasõidud siis ikka nagu räägid iseendaga, tegeled sa nende probleemidega, aga no jah, aga siis seal ongi nagu see, et nagu tšuke veits oleks vaja nagu suruda, aga kuskil tuleb nagu mingisugune piir ette nagu. Et eks näis, mis tuleb. Et päris hästi on praegu tegelikult juba selle esimese kuuga. Et siin on veel minna. Jah, meil on ju veel august, september ja pool oktoobrit. 2,5 kuud on sul veel nagu aega. Noh, ongi septembris ma juba tõenäoliselt kolin rattaga oma sinna Pain Cave'i. Ma saan seal nagu, ma arvan, natukene... Kas sa paned ta siis pukki või? Jah, et ma natukene saan võib-olla seal sükest vigade parandust natukene teha. Et see õues siin sõitmine on nagu tore ja igatepidi värgid. Aga ongi ikkagi kõik need liiklused, tuuled, värgid, särgid. Pukis sa saad nagu ikkagi täpselt julmalt mahtu teha. Ja just nagu igatepidi igasuguseid lõikevärke. Plus, et ma ise arvan jah, et ma veel augustis siputan julgelt siin õues asju ja siis kolin oma koopasse ära ja teen veel viimase kuu aega, kus peakski nagu piikima, et nagu juurde panema. Siis nagu selle ma arvan, et ma teen koopas. Kas sul on nagu mingi siuka
pinge või pressure ka peal või? Ei, selle ma võtsin maha endale juba esimeste trennidega. See oli pigem mul, kui ma rattaga Pärnusse sõitsin. See oli ka see, et noh, kui ma saan 3 kuuga ennast juba samasse vormi, mis oli 2024 Tallinna Ironman, ehk siis sama aega, mis tundub nagu väga reaalne. Ja kui ma saan sealt juba paremaks, on nagu fucking väga hästi. Ja ma juba mõtlen järgmise aasta peale lihtsalt. Jah. No see on hea jah, et sa nagu teadvustad endale olukorda, mis kõik nagu oli, on ju, ja siis saad aru, et endale seada nagu... No oligi see, et vigastus, siis jäi veel ratas hiljaks ja mis sa 3 kuuga teed. Ei olnud nagu mingi täitsa nagu kehv vorm, aga ikkagist noh, Ironmaniks on täispikaks on ikka vaja päris nagu sükest pikka ettevalmistust, et kannataksid ära selle kuradi 1 päevana. Jah. No vaatame push'id siis nii palju kui tuleb ja... Ei, no praegu jah. Jah. Väga. Aga puhkama peab ka. Jaa, puhkamine on, ma arvan, kaasa edu võti, et ilma selleta kaua sa nagu kogu aeg climbid, on ju. Ma olengi katsetanud siin nagu, mul ongi hea, et ma saan ise katsetada, vaata. Mingid päevad teengi kõik 3 ala ära, teen sükse pika päeva, ala nagu profitsin, ja siis ma tean, et mul tuleb 2 näiteks mingit tööpäeva, siis tõmban täiesti nagu puhkama. Aga eks ma tean, kus mu piir on nädala lõikes, kui palju ma suudan nädalas teha. Ja siis ma üritan seda igatepidi kombineerida, kuidas paremaks saada. Davai. Et vaatame, 2 kuud. See on normaalne. Kuule, aga jäpime veel või tõmbame kokku? Tõmbame kokku selle Rooma otsa. Soovitan minna kõigil üldse Itaalia. Ja vaatame, mis siis meist järgmiseks nädalaks saab. Juuni on väga ilus kuu olnud. Juuli. Sa ütlesid juuni ei olnud? Juuli. Tegelikult suvi on suht hästi, paugub veel. Ma arvan, et paugub veel siin augustis ka. Ja septembris ka. Ja, et tegelikult on fine. Ja vaatame, mis me siin järgmine nädal teeme. Aga okei siis. Davai. Aitäh, Vaur. Aitäh, kuulajad. Like, subscribe, share, comment. Jaadi. Tulge ikka tagasi. Tulge tagasi ja supportige ja me supportime teid ja näeme. Panen kinni või? Jah.